nii. Vaatan, siin on silt. Nii, Kerli. Jaa. Sa tahtsid midagi öelda? Et ilus ilm on. No, ainult seda. Palav hakkab varsti. Täna me läheme siis mingisse lossi. See peaks olema mingi Souli üks keskematest tänavatest, kus me oleme. Ja siin peaks olema see City Hall, see on, ma ei tea, see raekoda või linnavalitsus ühesõnaga. Ma arvan, et äkki on see maja, 100% kindel ei ole. Kaardi pealt oleme umbes õige koha peal. Ja meie see tempel või loss, kus me läheme, on siis mööda seda teed edasi minnes sinna poole. Ma näitan korra teisele poole. Sealpool oli siis Soul Station ehk see põhijaam ja sealpool selle teest mingi, ütleme, et umbes selle juures, kus kõrgem maja seal paistab. Seal oli see värav, mida me mainisime eelmises videos. Sa tahtsid eilse kohta midagi öelda? Mäleta. Sul oli sellest... kuidas me neid metrookaarte ostsime või? Jah. See oli nii naljakas. Kuidas me ostsime? Läksime mingisse poodi sisse, tahtsime osta metrookaarti. Ütlesime selle nime, see on see T-Money card. See ainult kohalikku keelt rääkiv naine nagu sai aru, et mida me tahame. Aga siis ta pani meile ette mingisuguse aluse, kus oli mingi 30 erinevat seda T-Money cardi on ju. Ja siis me nagu vaatame, et erinevas mõõdus, erineva disainiga on ju. Ja siis me nagu vaatame ja proovin küsida, et mis nendel nagu erinevat on ju. Ja sealt enam ei saa nagu nuhkugi aru. Ja siis me nagu olime nagu tükk aega seal kimbatuses on ju. Mingid kohalikud aitasid välja, et 2 meest, kes oskasid inglise keelt ka. Aga põhimõtteliselt siis nendel kaartidel ei olegi peale välimuse midagi erinevat. Jah. Ja siis me saime oma selle kaardi ostetud ja saime sellega metroo sõita. Eile me käisime seal kohalikus Korean National Museumis. Et seal oli natuke asju, kahjuks tanke ei olnud, ma lootsin, et seal on tanke ka. No ma arvan, et need on eraldi kuskil sõjamuuseumis. Näed, see on selle teise Korea valitseja plakat. Siin. Siis ma käisime siukses kohas nagu Video Game Alley, kus peaks olema palju lauamänge. Otsisime seda mingi tund aega taga, mitte lauamänge, arvutimänge. Lõpuks leidsime üles ka. Oli natuke pettumus. Ta oli nagu siuke turumoodi. Ma arvan, et kui sa oled nagu hästi Korea mängude fänn, siis see võib nagu hästi lahe olla. Vaip on maha pandud. Et liivaseks ei läheks vist. Äkki on hoopis siin siis City Hall või? Vasakut kätte, et see näeb ka päris. Siis Koread võrreldes naaberriikidega, võrreldes Taiga ja Jaapaniga, siis see on nagu puhas nagu, näeb mingi kuju paistab sealt. See on nagu puhas nagu Jaapan. Midagi oli veel? Okei. Aga ma praeguseks panen kinni siis. Näed, shelter. Selliseid asju on Koreas hästi palju siin linnas. Teiselt poolt on ka näha. Läheb tunnel maasse. Kuskil on silt shelter. Ja siis tuleb selline väike 2 tänava vaheline tunnel. Ta ei ole väga suur, ta on mingi selline 20 meetrit pikk maksimaalselt. Mul on tunne, et see on nagu siuke võimalus linna raha kulutada. Linn tahab endale ehitada ülekäiguradasid, aga neil ei ole raha selle jaoks. Aga samas neil on olemas ropult raha kaitsmiseks ennast Põhja-Korea vastu. Ja siis nad kindlasti välja mõelnud plaani, et ehitavad endale need tunneleid, kuulutavad need pommivarjenditeks ja siis saavadki sellega nagu teise rea peale selle ehituskulu katta. Sest me oleme 2-3 läbi käinud. Nad ei tundu nagu väga optimaalselt sellise suuruse linna kohta. Esiteks nad on nii madalad, minu arust seal ei kaitse mitte millegi eest. Ja teiseks on see, et siin ei mahu inimesi üldse. Kui seal mingi sõda tuleks ja pommid lendaksid, sul mahuks sinna ära, ma ei tea, mingi paar tuhat inimest olekski kõik. Aga kui linnas on nagu miljoneid elanikke, siis nad ei mahu siin ära. Ma pole õrna aimugi, mis siin toimub.
äkki jätk sellele eilsele protestile, mis nädalavahetusel oli. Ja ma arvan, et see on igal pool toimub mingeid uusi asju. Jah, me oleme natuke lähemal oma sellele eesmärgile. Minna lossi juurde. Näed, jälle mingi kohalik TV-programm. Tere. Nii, tuleme metroost välja. Meil on 2 sekundit aega arvata, kuhu kohta me nüüd jõuame. Siin on võib-olla silt ka. Jah, lugege välja, mis seal on. Vaatame, Soul of Asia, He-Soul. No väga ei loe. Nii, see peaks olema nüüd Gangnam. See on nagu see laul, et see hästi kuulus koreakeelne laul. Ja kaardi järgi pidi siin olema mingi Electric Street või midagi. Ma arvan, et see on sinnapoole. No majad on suured, aga kõik näed, seal on mingi pood ja kus on sildid väljas ja ma ei tea. Meh on natuke tegelikult. Sa ootasid kohe, et tulevad mingid tantsivad mehed, kes laulavad seda Jaa, muidugi. staili. Jaa. No okei, näed, daylight mingid tuledes öössel äkki. Oota, mida? Ma tahtsin Jaapani poodidest rääkida. Korea. Korea. Käisime eile suures kaubanduskeskus, kus oli toidupood ja minul tekkis siuke mõte, et jah, Korea toidupood, need on nagu, on võetud vana turg ja siis on see nagu tehtud suureks kaubanduspoeks. Tähendab seda, et seal oli palju väikseid lette, kus iga leti taga oli nagu üks tädi, kes siis oma nagu kaupa üritas sulle nagu pähe määrida, lisaks sellele tavapoe asjadele. Näiteks seal olid mingid prooviputkasid olid palju ja siis oli mingi laud, oli mingeid erinevaid asju täis, mis seal olidki, mingid apendatud need asjad, mis sa ütlesid? Kimchi laud mingi. Ja siis seal oli tädi, kes sulle seda spetsiaalset kimchid müüs. Ühe leti taga olid mingid kuklitega tädid. Ma siis mõtlesin, et võtan ühe kukli. Siis tuli välja, et pidin kohe neile ära maksma, sest nemad on nagu mitte päris pood või midagi. Et see oli nagu natuke tüütu. Aga jah, nagu siit näha, siis selline on Gangnam. Me käisime templi juures Dong, Chong, Chong, Pau, ühesõnaga ei mäleta. Ja siis seal oli väga huvitav piletisüsteem. Me sisse ei läinud, sest järjekord oli rupult pikk. Ma oleks pidanud mingi tund aega ootama, et piletit saada, ei viitsinud. Aga seal oli lihtsam võimalus saada. Nimelt, kui sa kannad Korea rahvariideid, saad tasuta sisse. Ja seal ees olid, mitmes kohas olid nagu need rentimiskohad, kus sa said endale neid riideid rentida. Alguses ma ei saanudki aru, miks seal nagu nii palju neid rahvariides inimesi on. Aga noh, kui ma sellest pileti asjast läbi närisin, siis oli nagu päris põnev. Nii. Aga okei.